Tere tulemast kuulama esimest tasahäälingut, tasaarengu Eesti organisatsiooni taskuhäälingut, kus avame erinevaid tahke ja arvamusi selle kohta, mida tasaareng tähendab. Meie 20 pealist vabaühendust seob eelkõige arusaam, et jätkusuutlikumate tulevike poole liikumiseks on vaja suuri süsteemseid muutusi, koostööd ja kommunikatsiooni. Käesolevaga panemegi uuele vestluskanalile tasapisi aluse. Mina olen Maria Muuk, Tasaarengu Eesti organisatsiooni ehk Teokoja aktiivliige ja täna jutustangi koos veel 2 liikme, Mari-Liis Kõutsi ning Imre Treufeldiga, alustuseks sellest, millega Teokoda üldse tegeleb, kuidas see alguse sai ja mida meie selle juures kõige enam hindame. Tere tulemast Teokoja taskuhäälingusse ja oleme tulnud siia natukene salvestama juttu sellest, et mida tähendab meie jaoks tasaareng ja lihtsalt, et natukene avada seda, et mis või kes Teokoda on, siis kes selle tasaarenguga meil siin Eestis tegeleb. Meil on siin täna Mari-Liis Kõuts ja Imre Treufeld, kellega mina umbes aasta aega tagasi vist jagasin autot, kui me sõitsime koos tasaarengu filmiõhtule Viljandisse. Ja kuulasin mina seal imetlusega tagaistmelt, kuidas nad seal ees muudkui jutust lesid nii mõnusalt. Kuulasin seda raadiosaadet sealt eest istmelt ja mõtlesin, et need tüübid peaks küll panema ühe mikrofoni ette, üks päev maha istuma koos. Nii et see on meie esimene katse siin enne seda konverentsi, mida me siin oleme parasjagu hoogsalt korraldamas, natuke siis seda teemat niimoodi näost näkku avada. Äkki me räägime natukene iseendist? Just jah, et kes sina oled, Imre? Kes me oleme ja kust me tuleme? Kes ma üldse olen või? Inimene, kes tahab head elu, kõige lihtsamalt mõttes. Aga taustalt hariduselt ma olen keemik, ma õppisin Tartu Ülikoolis, ma õppisin Ameerika Ühendriikides doktoriõppes keemiat. Ja siis ma sain aru, et tegelikult me ei saa lahendada oma maailma probleeme ainult tehnoloogiat parendades või tehnoloogiat arendades. Et tegelikult, kui vaadata neid suurimaid probleeme, siis on vaja lahendada ikkagi nagu seoses inimese käitumisega probleeme. Me vaatame siin, ütleme, ökosüsteemide häving, kliimamuutus, vaimne füüsiline tervis, sõjad, ebavõrdsus, nälg, nii edasi. Neid probleeme tehnoloogiliselt saab lahendada, aga tehnoloogia on juba olemas, et neid lahendada, aga samas meil neid ei lahendata millegi pärast hästi ja probleemid aina kuhjuvad ja kasvavad suuremaks ja lõppkokkuvõttes probleem on inimeste käitumises. Inimeste peades, nagu see on, lahendus on psühholoogia valdkonnas, ma nägin. Ja siis ma sain ka aru, et ma peaks hakkama nagu mõtlema, et äkki liituks mingisuguse mõttekojaga, et kuidagi moodi saaks hakata neid ühiskondlikke probleeme lahendama rohkem. Mu taust on keemia, aga mul on nagu teadustaust olemas, ma saan tegelikult seda rakendada selle jaoks. Ja siis ma mõtlesin, et et nagu, aga mõttekoda ainult nagu mõtleb ja väga palju võib-olla ei mõjuta ühiskonda, et tahaks liituda mingisuguse nagu teokojaga, kes tegelikult päriselt midagi teeb. Ja siis 2022 kuskil aastal Eestis ma leidsingi endale kaasmõtlejaid ja liitlasi ja me saime kokku inimestega ja siis me lõimegi teokoja, kus me siis tegelemegi selliste ühiskondlike probleemide lahenduste leidmisega, mis on ka päriselt nagu töötavad lahendused. Kas teie olite vist mõlemad Teokoja sünni juures, kui ma ei eksi? Jah, mina olin. Äkki sellest paari sõnaga niimoodi sutsti ka rääkida, et mis see oli suvekool, millest see alguse sai? See minu arust oli see rohelise liikumise suvekool kuskil Jõgevamaal Mokko oli minu jaoks vist, aga see Mokk oli see koht, kus see kokkusaamine oli, aga see tegelikult see päris asutamise nagu kokkusaamine oli järgmine aasta. Nii et mina olin 2021 vist seal Mokk oli, siis 2022 vist oli see päriselt see asutamine, kus ma ise kohal ei olnud koha peal, aga siis ma mingi paar nädalat hiljem juba sain hakata inimestega liituma. Mari-Liis, kuidas sina mäletad seda alguse aega ja kuidas sina jõudsid Teokojani? Imre oli minust ikkagi varem, sest mina sain pardale 22 oli vist see mitte Teokoja, aga tasaarengu teemaline suvekool juba. Kas see oli seal väikese jalajälje
Mõisamaal, jah? Mõisamaal, just. Ühesõnaga, ma ise seal ei käinud, aga mu hea sõbranna käis ja ta rääkis nii innustunud sellest ettevõtmisest, et ma ühinesin siis järgmise raamatuklubiga, tasaarengu teemalise raamatuklubiga. Ja no sealt hakkas see pall veerema, et ma küsisin liikme käest, et kas ma võin listi tulla ja siis ta ütles, no vaatame, aga tegelikult mind pandi listi ja siis samal sügisel hakkas see loomine ka pihta, et see oli siuke hästi tore protsess. Palju veetsime tunde veebis, et seda kontseptsiooni paika panna ja saime kokku mitmeid kordi ja siuke hästi ühisloome oli see. Ja sina oled ka taustalt teadlane? Jah, mina olen mereökoloogia alal ja töötan Tallinna Tehnikaülikoolis ja loodusteadlasena ma olen loodusteadlusi õppinud ja ökoloogina pean mõistma ka füüsikalist, keemilist maailma, mis käib siis kokku selle bioloogilise maailmaga, kui annab sellele tausta ja ma olen juba pikka aega täheldanud, et need loodusseadused on universaalsed ja kehtivad absoluutselt igal pool, aga miskipärast meie eluviis nendega kooskõlas ei ole, et mul hakkas tekkima hästi palju küsimusi, et aga kuidas see siis võimalik on ja ma avastasin, et ega vist ei olegi pikka pidu sellisel toimimisviisil, nagu meil on ja siis täpselt sel õigel hetkel tuligi see tasaarengu idee, mis minu jaoks võib-olla oli siuke kõige terviklikum muutuse teooria, et see hõlmab ikkagi ühiskonda ja majandust ja poliitikat ja kõike, et ta on selline hästi laiahaardeline ja see andis lootust, et äkki siit midagi tuleb. Kas te olete kumbki muidu mingite teiste aktivismi vormidega kokku puutunud, veel mingites keskkonna kaitsmise algatustes osalenud? Ja ma tegelesin näiteks Tallinnas, üks mu tuttav kutsus mind, et on vaja tegeleda sellega, et kui inimesed lähevad üle tee, eriti lapsed, ja siis on vaja seista Ohutussaarel, kus on tegelikult üsna ohtlik seista lastel, eriti kui see Ohutussaar on niisugune pool meetrit lai, autod sõidavad mõne poolt suure jalga mööda, 80-ga, 60-ga Tallinnas, Pärnu maanteel lihtsalt sõidavad ületavad kiirusteks. Eriti talvel, kui on seal palju lapsi, libe, ühesõnaga teeme niimoodi, et saaks minna üle tee ühe korraga, et ei peaks jääma seisma keskele. Ja siis seda inimesed seal tahtsid nagu saavutada kaua aega Pärnu maanteel, kus on kesklinnas, kus on palju nagu koole ühes kohas ja siis ei saavutanud tegelikult. Linnavalitsus nagu ei võtnud neid kuulda. Ja siis lõpuks öeldi, et okei, hakkame kas see oli mingi MTÜ või? Lihtsalt nagu inimesed tulid kokku ja mind... Kodanikuaktivism? Ja mina aitasin seda lihtsalt korraldada seal ühe tuttava eestvedamisel ja lihtsalt tegimegi nii, et tegime protesti sellise Ohutussaartel, mitte seismise, ei Ohutussaartel oli see mõte. Okei, ma mäletan seda isegi. Ja see oli vist 2 aastat või 3 aastat tagasi oli esimene kord ja siis 2 aastat tagasi oli teine kord veel. Ja nii, et tulid inimesed kokku, tegime plakatit, tuli kuskil 100 inimest, 150 inimest tänavale. Selge, nii et Imre näol on meil siis tegu Eesti esimeeleavaldajaga. Tegelikult saab korraldada meeleavaldusi, Eestis ei tehta eriti palju, aga sellel on mõju ka tegelikult, see tõesti töötas ka tegelikult. Et linnavalitsus võttis arvesse neid asju ja seal ristmikuti piirkonnas muudeti natuke neid asju ümber, nii et said minna inimesed üle tee ühe korraga. Ütleksid sa, et see oli piisav muutus? See oli siuke väike ühes kohas, et see tehti ära aga ülejäänud ikkagi peab seisma Ohutussaarel tihti, et see ei ole päris hea. Okei, aga siiski toiminud näide mingist nügimisest. Kui sa tahad, siis tegelikult saab teha. Ja. Selge. See ei olnud küll päris see, mida mina silmas pidasin, aga väga huvitav kogemus. Marilis, kas sina oled osa olnud mingitest teistest organisatsioonidest? Ma osalesin sellel protestil ja see oli väga hästi korraldatud, tõesti väga kaasav. Aga mina ei ole tegelikult olnud selles mõttes MTÜ-des aktiivne üldse. Ma olin pigem see inimene, kes kogu aeg luges ja teadusartiklitest ja uudistest ja igalt poolt selle olukorra kohta, mis on ja dokfilmidest ja ma ainult masendusin ja olin päris korralikus keskkonnaängis, aga siis mingi hetk ma sain aru, et sellest ei ole mingit kasu ja leidsingi tasaarengu ja pärast seda ma tunnen, et ma vähemalt teen midagi ja see ütleme nii, psühholoogiline olemine on ka väga palju paremaks läinud. Aga kaalusid sa ka mingeid teisi suundi vaata, see on see, et okei, mul on natukene seda sükest vabatahtlikkuse ressurssi võib-olla kuhugi panna, et minul küll olid nagu need valikud, et kuhu ma siis peaks nagu suunama ennast või oligi see tasaareng oli süke ainuke? See oli lihtsalt õigel hetkel õiges kohas ja ma läksin selle vooluga kaasa. Et ma ei kaalutlenud niimoodi, et kas ma võtan ühe või teise, et jah. Tavai.
ma ilmselt peaksin siis ka natuke paari sõnaga ennast tutvustama siia juurde. Mina kusjuures jõudsin tasaarenguni jällegist tänu teile kahele, sellepärast, et mina ka olin sattunud üks hetk nüüd umbes 2 aastat tagasi tugevasse keskkonnaängilisse kriisi ja õnneliku juhuse tahtel Fridays for Future Eesti korraldas parasjagu ürituste sarja, mille üks teema oli siis tasaareng. Ka siukene õigel ajal õiges kohas moment. Ilmusin mina sinna stuudiosse no, ja olin tollel päeval kusjuures väga halvas kohas omadega. ja seal siis jutustasid oma vahel Imre ja Mari-Liis ja sain teed ja mõned siis intrigeerivad ja soojad mõtted endaga kaasa, mis jäid pikalt kummitama. Töötasin kusjuures kuid peale seda läbi Euroopa ajalugu ja keskaega, sest ma mäletan, me lugesime Jason Hickeli raamatust katkeid. Igaüks sai seal erineva katkendi, mina sain katkendi, mis rääkis kapitalismi hällist, ütleme nii, et kapitalismi sünnist ja siis kuidagi selle majandusteema kaudu see nagu õngekongs mind kätte sai, kes ma tegelikult olen suhteliselt majandusvõõras inimene, aga suur ajaloohuviline. Ja mina ei ole üldse teadlane, mina olen Maria Muuk, ma üldse ei öelnud oma nime, graafiline disainer ja loomeinimene ja mitmel rindel rööprähkleja. Ja siis suhteliselt varsti pärast seda FFF-i üritust ma ka liitusin organisatsiooniga ja hakkasin kohe kõvasti graafilist disaini tegema. Nii et see ma ju tegelikult olen vist selle organisatsiooni graafiline disainer. Tegeleme sellega, et siis jätta endast teatav asjalik mulje, aga siiski kuidagi hoida seda pluraalsust või mitmekesisust, mis on meie sellesse missiooni nii-öelda sisse kirjutatud. Nii, ja siis viimase paari aasta jooksul on Teokoda teinud mitmeid toredaid üritusi, mille jooksul me oleme nii omadega kui väljastpoolt nii-öelda huvilistega muudkui arutanud selle üle, et mis see tasaareng on ju, filmiõhtud, lugemisklubi ja siis meie legendaarsed hooajalised päevad, suvepäevad, talvepäevad, kevadpäevad, see on tõeline niisugune asi, mida oodata minu jaoks olnud. Ja see on nüüd kuidagi kulmineerumas meil siin kõik see tasapisi keetmine konverentsiga, mis siis toimub juba 3 nädala pärast, mida alguses me pidasime väga oluliseks nimetada seda konverentsfestivaliks või mingiks mittekonverentsiks või millekski selliseks, aga nüüd strateegilise käitumisena tõenäoliselt on jäänud see konverentsi sõna ikkagi peamiselt püsima. Et see tundub niisugune hea katussõna, mille all ikkagi tuua need liitlased ja sarnaselt mõtlejad nagu kokku. Et äkki me saame kuidagi koos natuke avada seda, et mis see konverents endast kujutab, miks Tasaarengu Eesti organisatsioon seda korraldab ja mida tähendab see tegelikult meile. See konverentsi pealkiri on siis Elu kasvujärgses Eestis. Ja Tasaarengu Eesti organisatsiooni nagu missioon, niisugune kõige olulisem missioon on ja visioon on ju on see, et me töötame Eesti suunas, mis oleks tasaarenev ja selle üks väga oluline väljund siis ongi see kasvujärgsusest või majanduskasvu vabadusest, ütleme, rääkimine. Et jah, ühesõnaga mitu palli läheb siin praegu õhku ja lihtsalt kuidagi arutaks selle üle, et mida tähendab see majanduskasvu järgsus või majanduskasvutus ja tasaareng selle konteksti sees. Selle peaks kõigepealt üldse nagu defineerima tasaarengu ja sest meil on võib-olla isiklikult erinev definitsioon, aga minu jaoks tasaareng
on põhimõtteliselt vastus sellele, et millist ühiskonda me tahame. Ja minu jaoks see ühiskond, mida me tahame, on selline, kus inimestel on hea elada. See ei ole nagu väga keeruline rocket science, selles mõttes, et see on lihtne küsimus, et me tahame head elu lihtsalt, eks ole. Aga nüüd, kuidas seda saavutada, see on ise küsimus. Aga põhimõtteliselt probleem on selles, et praegune ühiskond on keskendunud suures osas majanduskasvule. Ja tihtipeale üsna pimesi. Et igal pool on eesmärk see, et me saaksime rohkem kasumit rahaliselt Exceli tabelisse ja et me kasvaksime kogu aeg. Aga tegelikult ju eesmärk on lihtsalt, et me oleks parem elu. No aga see on ju paljude inimeste jaoks nagu seotud. Majanduskasv ajalooliselt jah, on lahendanud seda probleemi, et on pakkunud paremat elu. Aga nüüd paljudes arenenud riikides on tekkinud olukord, kus majanduskasv enam ei anna paremat elu, vaid ta tekitab rohkem probleeme, kui ta lahendab. Ehk siis keskkonnaprobleemid, vaimse tervise probleemid, jäätmete probleemid, keskkonnasaaste, kliimamuutus, ökosüsteemide häving, eks ole. Need on asjad, mida majanduskasv enam pigem ei lahenda, vaid tekitab juurde. Me näeme, et mida rohkem on kasvu, seda rohkem on näiteks CO2 heitmeid ja nii edasi. Ühesõnaga tuleks keskenduda hoopiski tegelikult sellele, mida me tahame, ehk siis parem elu, puhtam elukeskkond, parem vaimne füüsiline tervis, paremad sotsiaalsed suhted ja nii edasi. Nüüd küsimus, kuidas seda saavutada. Tegelikult tuleb teha mingi ühiskondlik muudatus läbi. Tulebki ühiskonnas keskenduda inimeste heaolule. Aga kuidas seda teha? No, need muudatuste etapid on siis kõigepealt sa räägid sellest, et mis on valesti. Sa näitad ja kritiseerid olemasolevat süsteemi ja siis inimesed hakkavad vaatama, et probleemid on selge, see on juba arusaadav, et probleemid on. Ja nüüd sa hakkad siis pakkuma nagu alternatiive, kõigepealt väikses skaalas ja siis hakkad neid nagu suuremalt näitama ja reklaamima ja võimaldama inimestel neid kasutada ja populariseerida ja lõpuks siis inimesed hakkavad neid kasutama ja siis nagu muutub alternatiiv selliseks nagu normiks. Et see on see viis, kuidas seda teha. Ja see konverents, mida me korraldame, selle mõte ongi see, et kogu seda ühiskonna tähelepanu fookust või sellist eesmärki suunata siis majanduskasvult heaolule. Et ühiskond näeks, et heaolu nagu ongi ise nagu oma ette eesmärk, mille poole püüelda. Nii et see konverents põhimõtteliselt nagu valmistab ühiskonda ette ja avab selle teemat ja nagu populariseerib ja tutvustab seda teemat laiemalt. See on selle mõte. Viimase paari aasta jooksul on tasaareng saanud üllatavalt peavoolus käibel olevaks sõnaks Eesti kontekstis. Ta on siis eestindus sellest ingliskeelsest sõnast degrowth on ju, et selle ümber on ka olnud teatavat poleemikat, et kuidas seda nüüd ikkagi tõlkida. Aga õnneks on jäänud see tasaarengu sõna nagu mõnusasti käibele. Aga need kriitikanooled on ka ikka päris tugevalt tabanud ja tõenäoliselt selle konverentsi korraldamisega tuleb neid veel. Et mis see tasaarengu nagu, mida tähendab tasaareng sinu jaoks, Mari-Liis, ja kuidas see võiks kuidagi vastata neile põhilistele kriitikanooltele, mis sa arvad? No minu jaoks tasaareng on valik, mille me võime teha, et otse loomulikult ei ole kellegi soov seda peale suruda, küll aga tahame me avada seda võimaluste paketti, et sellised meetmed on olemas selleks, et üldsegi saaks elada näiteks keskkonna piirides, et Imre rääkis siin sellest meeldivast poolest, et tegelikult heaolu tingimata ei ole seotud majanduskasvuga, et seal on nii palju muid tegureid, mida lõpmatult kasvav majandus ei saagi rahuldada, näiteks sotsiaalne või suhtlus omavahel ja kõik sellised võib-olla sisemine eneseteostus ja nii edasi. Aga mina räägin võib-olla sellest piitsa poolest, et siin ei olegi vähemalt teadusandmete põhjal enam küsimust, et see pidu lõpeb ära. Sellepärast, et praegune kasvutempo, kui nüüd arvestada seda energia ja ainekasutust, mis sellega kaasas käib, muutub absurdiks juba 100 aasta jooksul, isegi vähem. Kui majandus kasvab eksponentsiaalselt, siis me teame, mida need numbrid tegelikult tähendavad.
see tähendab, et umbes 23 aasta jooksul kahekordistub meie näiteks energiatarve. Ehk siis praegust emissioone vaadates muudab selle olukorra väga keeruliseks. Ja noh, need muidugi arvatakse, et et tehnoloogia lahendab selle olukorra, aga praeguses olukorras sellist tehnoloogiat ei paista ja see usk, et tehnoloogia lahendab, see on pigem hetkel jääb ulmevaldkonda, et meil ei ole mingeid tõendeid, et see ta võib ju lahendada, aga kui me jätkame seda kasvamist, on ju, et siis lõppkokkuvõttes see mängib mingit rolli, on ju. Kindel olla. Küsimus on, et mis on selle tehnoloogia eesmärk, eks ole, eesmärgid saavad inimesed ise. Ja kui inimesed ise ajavad taga mitte heaolu, vaid pigem lihtsalt kasvu, siis see tehnoloogia pakubki rohkem kasvu, mitte rohkem heaolu. Kasvu enda pärast. Ja kinni nendes struktuurides nii tugevalt see süsteem ise on nii nagu kõik võimas kuidagi meie ümber. Ja mul on tunne, et tasaarengul on nagu räiged potentsiaali tegelikult inimesed, nagu näha, tahavad seda sõna kasutada. See märgib midagi olulist, aga siis tunnen, et meie poole nagu organisatsioonina vaata ka pöördutakse niimoodi hästi, et okei, et aga mis me siis nüüd teeme? Mis me ära teeme? Te olete teokoda, tehke, mis te välja pakute? Kas te poliitikasse lähete, kas me partei teeme või, kutid? No aga vaat see konverents ongi selleks, et tuua kokku need umbes 200 inimest, siis kõikvõimalikud erakondade rahastajad, teadlased, poliitikud, ajakirjanikud, nii edasi, ettevõtjad, et tegelikult leida lahendusi, mida siis teha, et kuidas saaks me ühiskonnale keskenduda rohkem inimeste heaolule kui ainult majanduskasvule, mis on need võimalused, kuidas inimeste jõudagi paremaks muuta, kuidas lahendada ära probleeme, eks ole. Enne ka arutasime korraks vist et küsimus ei ole niivõrd, et mida seal poliitikas nagu ära teha, vaid küsimus on see, et mida poliitika üldse tähendab või kuidas tehakse, mitte niivõrd, et mis, vaid nagu kuidas see raamistik selle ümber on üles seatud, et mingis mõttes tasaareng on ju tegeleb selle hästi fundamentaalse fundamendiga. No, küsimus ongi minu arust selles, et muutused tulevad niikuinii, meil ei ole sellest mitte mingit pääsu. Ja nüüd küsimus ongi, et kas me tahame seda muutust kureerida, mis võimalust tasaareng pakub, või me laseme asjadel minna ja see võib lõppeda mingis väga halvas kohas. Et praegused märgid just teaduspõhised ikkagi näitavad, et see ei saa olema meeldiv ja minu arust see on tasaarengu suur pluss, et ta on hästi teaduspõhine. Et kõik, millest me lähtume, on ikkagi teadlaste poolt läbi uuritud ja seda ka ma arvan meie konverentsilt saab kuulda. Mina näen seda hästi suure nagu väljakutsena ja see on muidugi väga suur üldine teema nende keskkonna probleemide ja ka demokraatia probleemide ja kõige selle nagu need teadusuuringud, kuidas see teadus praktikasse panna ja kuidas tõlgendub näiteks temperatuuri tõus globaalselt, kuidas see tõlgendub sotsiaalsetesse muudatustesse. See on nagu hästi suur minu meelest tegemata sükene visioneerimise töö või nagu sükene kunstilise interpretatsiooni töö võib-olla isegi. Et me nagu tajuksime paremini ära, et kuidas need muutused võivad minu enda elu lähitulevikus ka juba mõjutada. Nii et ilmselt see suur küsimus nagu on, et kas meie organisatsioon näiteks paneb alusse sellistele liikumistele, mis nagu tegelevad nii selle kõige laiapõhjalisema diskursuse mudimisega kui ka siis nagu strateegiliste, poliitiliste selliste aktsioonidega. Minu jaoks ei olegi küsimus see, et kas teokojast saab see või teine või kolmas, vaid see, et me suudame panna aluse. Esiteks, et tuua see diskussioon üldse avalikkusesse, sest praegu sellest väga ei räägitagi, et majandus äkki ei kasva enam. See on põrandaalune teema, millest keegi tahab et see niikuinii meil ei ole seda tegevuskava välja pakkuda, on ju, et mis me siis nüüd täpselt peaksime tegema, et kenasti see majanduskasvu järgsus üles ehitada siis, et siin kaua nagu ei võetagi jutule. Just, aga samas kuskilt ju peab alustama ja see on tegelikult ka koosloomeline tegevus, et kõik, kes seda tasaarengut kritiseerivad, et tasaarengul pole lahendusi, ei paku neid lahendusi tegelikult ka ise välja. See on alati siuke knee-jerk, siukene nagu. Et see on tegelikult kõigi mõtlemisülesanne, et me peame selle muutusega tegelema, mis on tulemas ja me saame seal üht-teist otsustada ise, kas me tahame.
või panna lihtsalt pea liiva alla ja ignoreerida, mis on kõige hullem variant. Ma arvan, me paneme pea liiva alla ühiskondana. No hetkel küll, jah. Ja sest need on nii laiad probleemid, et need pole nagu kellegi probleemid kokku võttes. Näiteks kliimamuutuseks, see on nagu nii üldine, et see on nagu, et me kõik teame, et see järelikult nagu on turvaline, et midagi nagu juhtu tundub, eks ole, kuigi tegelikult kogu aeg juhtub ja läheb enne hullem. Samas see on nagu selline, muutus on väga ebamäärane, aga seal saab ikkagi ka üht-teist juba ette ära teha just looduslike süsteemide osas, säilitada võimalikult palju terviklikkust, sest meil ei ole paremat abilist kliimamuutustega kohanemises, kui on terve loodus. Just. Sest kui me veel selle ka totaalselt ära solgime, siis meil on tõesti juba väga kehvasti. Ma kardan, et see majanduskasv läheb edasi kogu aeg. Et selles mõttes, et kogu aeg eesmärk on ju kasvada pimesi praegu ja see lõpuks tekitab olukorra, kus tuleb märkimisväärselt kannatusi. Praegu on juba kannatusi päris palju inimestel, aga inimesed kannatavad veel rohkem ja rohkem ja see kannatuste piir, nagu see taluvuspiir tõuseb. Eestis on väga hea elu, on ju võrreldes meie oleme heas asukohas, aga ma arvan, et see kannatuste piir tõuseb, et me kannatame rohkem välja, me oleme rohkem nõus leppima lihtsalt nii-öelda ausalt sita eluga. Lihtsalt sellepärast, et majandus peab kasvama ja usume seda. No, ja siis nagu ja meie eesmärk ongi see, et siis nagu leida seda viisi, kuidas elu võiks olla parem tegelikult. Selle asemel, et lihtsalt leppida sellega, et elu läheb viletsamaks kogu aeg. No mina olen ka suur süvakohane ja ikkagi isiklikult, et ma ka ootan seda katastroofi pikki silmi juba mõnda aega. Aga et minu see lootus on siis nagu pigem jah see, et kui nüüd asjad peaksid kuidagi kokku varisema hakkama, on ju, et siis vähemalt meil on mingigi sükane eelmõttetöö nagu tehtud, on ju, et vähemalt on need mingid inimesed, kes nagu on kuidagi organiseerunud selle tegevuskava taha. Kas meil on veel mingeid lõpusõnu siis öelda meie esimese taskuhäälingu taskupõhja jätmiseks? No, põhimõtteliselt järgmine samm, see mida me teeme on see, et see sama elukasvuvärksid Eestis konverents, mis on Nelijärvel, et sinna tulevad siis need Heaolu Rahvakogu soovitused sisse, seal tulevad eksperdid ja inimesed kokku ja arutavad, kuidas siis seda head elu tegelikult saavutada ja lähevad pärast siis sealt konverentsilt minema nende heade mõtetega ja konkreetselt viivad loodetavasti need mõtted siis ühiskonnas sisse kuskil. Ja see on tegelikult vist jah suur lootus, sest me oleme siin organisatsioonis ennast üsna, ütleme, me oleme kõvasti tööd teinud selle konverentsi nimel ja kindlasti need põhikorraldajad tahavad pärast natuke puhata, et kes iganes seda siin kuulab või vaatab, kes tahaks ka organisatsioonis kaasa lööma tulla, on kindlasti väga oodatud seda lippu üle võtma või kaasa hoidma. Ja suured lootused on küll, või väga põnev, ma arvan, et sealt saabki alguse midagi päris huvitavat loodetavasti. Et mingisugune 50 piletit on vist praegu veel saadaval. Tulge. 2. ja 3. oktoober, Aegviidus. Ja siin on palju põnevaid töötubasid ja ta on selline hästi kaasav, et sellepärast ongi see töötubade formaat, et saaks nagu väiksemas grupis ja süvenenult mingi teemaga töötada ja ongi siis kaetud nii-öelda see majanduslik valdkond, ühiskonna ja siis looduse teemad. Ja julgeolek. Ja julgeolek samamoodi. Ja mina lihtsalt kutsuks kõiki võib-olla korraks mõtlema, et mida nad peavad või mida te peate heaks eluks, mida selleks vaja on ja mida te üldse nagu tulevikus näete, et suur muutus on tulemas, aga kuidas oleks hea viis kohaneda, et ja võib-olla neid asju mõtestada, et vähem hirmu ja rohkem nagu sellise ettevõtliku mõtteviisiga, et aga mis mina teha saan. Või ma enne ka nagu seda määramatust mainisin, et minu jaoks ma arvan, kas on kõige olulisem kuidagi asi olnud selle tasarengu mõtestamise või laiemalt siis süvakohanemise, nagu mina olen selle Jem Benteli lugenud ja süvakohanemisega tutvunud, et just, et see ei pea olema ainult see keskkonnakriis või see suur muutus ei ole ainult mingit teatud tüüpi muutus, vaid igasugune määramatus, igasugune muutus on nagu see, mida me nagu peame
iseendaga peab nagu tegelema selleks, et sellega nagu leppida. Et see võib olla sõda on ju ka samamoodi või mis iganes muud sorti määramatused, et see, mida me tegelikult peame igaüks nii-öelda inimestena tegema tänapäeva maailmas, on selle kerksuse kasvatamine või selle nagu endaks jäämine sellest hirmutamisest või hirmust hoolimata. Sest hirmu taga on tegelikult päris huvitav maailm, et mis annab palju juurde. Ja sellisel positiivsel noodil tõmbame siis vist otsad kokku. Aitäh teile! Aitäh, et kuulasid. Järgmistel kordadel juba pikemalt ja põhjalikumalt. Oktoobri alguses aset leidva konverentsi Elu kasvujärgses Eestis pileteid saab soetada veebilehelt www.kasvujärgne-eesti.ee või Fientast. Kui sind meie jutt kõnetas, siis lisaks konverentsile kutsumisele soovitame jälgida meie uudisvoogusid Facebookis ja Instagramis, Tasaarengu Eesti, liituda Facebookis Tasaarengu kogukonnagrupiga, kust saab infot meie lugemisklubide kohta, mis toimuvad iga paari kuu tagant erinevates Eesti paikades ja jää ootama Tasahäälingu järgmiseid osi. Taas kuulmiseni!